See on Urmase kohvimasin, mis läheb Keilasse. Nii. Siit käib masinasse vesi, veepaak täidetakse värske veega ja pannakse ilusti põhjani, surudes kohvimasinasse. Siit pealt saab kasutada kohvipulbrit. Pulbrit ei saa anna rohkem kui 2 supilusikatäit ja siis saab kohvi valmistada pulbrist. Siit käivad kohvioad. Maitsube panna ei tohi, sest need on liiga rasvased ja magusad. Siit käib jahvatuse reguleerimine. Hooldemees paneb selle keskele ja seda ei soovita puutuda. Seda tohib keerata ainult kohvi jahvatamise ajal. Nii. Siin kaane all on vajalikud märgid. Kui hakkab siit punane tuli põlema, siis näeb, kas on vaja vett lisada, kas on prahisahtel vaja tühjendada. Nii, siin on katlakivi vaja teha, väikest pesu vaja teha, kohviube lisada. Nii, siit alt visatakse ära kohvipuru. Kuivpuru ja vedelik kukub alla siin sahtli peale. Masin annab ise märku, millal prahisahtlit tühjendada. Ja see on piimaotsik, mida peab hästi puhastama ja hoidma teda korras. Nii. Vool on järgi, lülitan masina sisse vajutades nupule. Vilgub veetilkade tuli. See vilgub nii kaua, kui kohvimasin soojeneb ja siis jääb põlema. Kui veetilkade tuli on põlema jäänud, siis vajutad uuesti keskmisele nupule ja masin teeb väikese loputuse. Paneme kohvitilad alla ühe tassi ja vaatame, kuni tuli jääb põlema. Soojanemine võtab maksimum minut, nii tuli jäi põlema. Nüüd vajutame siia keskele ja kohvimasin teeb loputuse. Kohvimasin loputab ka ennast siis, kui ta välja lülitab. Hetkel olen pannud, et masin lülitab end ise välja 2 tunni pärast. Ja ongi masin valmis kohvi tegema. Siit saab siis jooksvalt keerata, kas tahan väikest kohvi, kas 2 kohvi, kas ühte suuremat kohvi, 2 suuremat kohvi. Üldjuhul 2 kohvi ei soovita hooldemees teha korraga, et parem teha ühekaupa. Et muidu masin võtab liiga palju seda ube ja ummistab lihtsalt või kurnab masinat. Nii, kui siia allapoole keeran, on piimavahu tegemiseks vajutada. Siin järgmine on pulbrinupp, kui ta on pulbriga teha ja loputus. Nii, ja nüüd, kui sa tahad hakata piimakohvi tegema, siis keeradki selle tule siia vahu koha peale ja vajutad. Vahu tuli hakkab vilkuma. Nii kaua masin soojeneb, sest piimavahu tegemiseks peab olema boiler väga-väga kuum. Kui see tuli jääb seisma, hakkab siin põlema punane tuli ja masin on valmis piima tegema. Võtame piimakannu ja pistame otsa. Nii, hakkaski meil juba tuli põlema ja paneme otsa siia sisse. Piimakann on hetkel natuke kõrge. Nii, võtame klaasi ja tuli vilgub, on valmis piima tegema, keerame täiesti lahti ja nüüd masin ise võtab piima ja vaatame, kui palju me piima tahame kohvi jaoks ja kui rohkem ei taha, keerame kinni. Aitab piimast. Hetkel on masin veel valmis kohvi või piima vahustama, aga kuna meie rohkem piima ei taha, siis paneme klaasi kohvitilad alla ja kas teeme peale ühe väikese kohvi. Hetkel põleb väikese kohvi tuli. Nii, vajutame nüüd väikese kohvi tegemiseks siia keskele ja kui tahame kangemat, praegu põleb üks punane, siis
keerame jahvatamise ajal siin kas 2 või 3 tuld. Ja nüüd teeb masin meile kohvi piimale peale. Kui kangemat ei taha, siis võib jätta ühe täpiga, aga kui tahad kangemat kohvi, siis keerad sealt juurde volüümi. Ja ongi meil ilus piimakohvi valmis.